Tere, kõik said laudades üksteisega tuttavaks, ma teen ennast ka tuttavaks teile siis, et olen Tea Varrak, olen Raplamaaga üleüldse mitte olnud seotud kuidagi teistpidi, kuid ma tunnistan ühte asja, et ma olen teie kergliiklusraja peal, mis siin läheb, nii palju rullluiskudega sõitnud, kui terve Eesti peale muidu kokku pole sõitnud, et see rada mulle õudselt meeldis ja ma käisin siin suved läbi kogu aeg edasi-tagasi sõitmas. Aga kuulates Tõnise eelnevat juttu, siis ma arvan, et on väga halb, et ma nii vähe olen siin käinud. Et kui siin on nii palju ettevõtteid ja tublisi ettevõtteid ja nii palju saavutusi, et siis kindlasti ülikoolid peaksid palju tihemini teie juures külas käima, nii et kriitika kindlasti ülikoolide pihta. Aga ma kindlasti täna räägin meie ülikooli näitel, kuidas ettevõtlus ja kuidas ülikool koos saaksid majandust kasvatada nii lühikeses perspektiivis kui pikema aja vaatevinklist ja võib-olla toon siis välja ka selliseid aspekte, mille peale kõik ei olegi mõelnud, et alati mõeldakse ülikooliga koostööd sellest, et tootearendusprojektid ja selles see koostöö ainult seisabki. Aga ma olen täiesti veendunud, et see sama nagu, et kui mu kolleeg Tartu Ülikoolist oleks siin, et ma arvan, et ta räägiks suhteliselt sarnast juttu, sest et enam-vähem on see igal pool ühtemoodi Eestis lahendatud, et täna lugesin ma siia sõites Maris Lauri artiklit ajalehest, mille pealkiri oli juba, et me vajame tõlke. No, ma olen 5,5 aastat ülikoolis töötanud, ma olen seda juttu 5,5 aastat kuulnud, kuidas kogu aeg on tõlke vaja. Et tegelikult ülikoolid teevad faktiliselt iga päev ühe lepingu ettevõttega. Mõelge, kui palju see on, kui palju neid siis veel oleks vaja teha. Et minu meelest on see mõte hoopis muus. Mõte on muus, et kuidas koos õppida ettevõtjad ja ülikooli teadlased, et kuidas aidata kaasa ettevõtete arengule enam. Ja see on ainult koos õppimise teema, see ei ole tõlkimise teema. Ühed ei saa aru, teised ei saa aru, aga koos istudes arutades on võimalik hakata aru saama. Ja selle kohaselt ma julgen seda kindlalt väita, et on võimalik hakata aru saama, et olen ise kogenud seda. Aga ma ei oleks mina, kui ma ei räägiks meie ülikoolist ja ei tutvustaks teile, et mis on ülikooli hetkeseis, aga ma enne küsin, et kes on Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud, palun tõstke käed. No nii vähe. Aga kes teeb Tallinna Tehnikaülikooliga mingil moel koostööd? Veel vähem. Täitsa kurvaks teeb. Ja kes on Mektoris käinud? Kas keegi teab, mis on Mektor? See mulle meeldis. Hurraa! Isegi Riigikogu on Mektoris käinud. Et miks ma Mektorit rõhutan? Veel kord ülikool ei ole ainult Mektori, aga see on üks viis, kuidas meid kokku viia. Täiesti kindlasti. Aga täna on meil väga uhke tunne selle üle, et me tegelikult ülikoolis oleme muutunud hästi rahvusvaheliseks. See võib tunduda ja võib vaielda teemades, kui palju neid välistudengeid vaja on ja miks neid vaja on. Aga ütlen teile ausalt, et neid üliõpilasi on meile vaja. Neid on vaja selleks ja teadlasi, välisteadlasi, meil on kuskil 10% teadlastest välisteadlased, on vaja selleks, et rikastada sellist töökultuuri, harjumusi, erinevaid ideid kokku viia, neid sümbioosi panna. Nii et me tegelikult oleme uhked täna selle üle, et meil on välisüliõpilasi hästi palju ja et me saame neid valida. Sellel aastal oli 2100 avaldust ja 500 sai võtta. Nii et on valida, mille hulgast ja kelle hulgast. Ja veel kord siia juurde tuues, et tegelikult me räägime nüüd näiteks sellest, et kui ja mis rolli ülikoolid täidavad. Loomulikult kõik te teate, kõige tähtsam roll on õpetamine ja teaduse tegemine. Aga mul on väga hea meel, et meie ülikooli uus strateegia ütleb, et tegelikult üldse vähem tähtis roll ei ole majandusse panustamine ja teha seda, mida tegelikult ootavad ettevõtted. Ja see on väga jõuliselt meie strateegiasse kirja pandud ja mul ei ole täna teile mõõdikuid, aga minu vastutusalas on mulle pandud selline ülesanne tulemusnäidikuga töös ja magada ei saa. Ehk et tõsta ettevõtluslepingute mahtu vaktiliselt 3-kordseks ja ettevõtetega koostööd laiendada põhimõtteliselt hoopis teisele tasandile.
Aga mis me kindlasti oleme võtnud ülikoolis eesmärgiks, et kui siin ennem oli jutt, et meie inimesed ja tulevased töötajad, eks ole, kui olulised nad on ja kõik nii edasi, siis me kõik ülikoolidega oleme aru saanud, et tegelikult me peame järjest enam mõtlema järelkasvu peale. Ja mõtlema selles mõttes järelkasvu peale, et kui nad ülikooli lõpetavad, neid ei hakata töökohtades uuesti õpetama, vaid et nad saabuvad tööle valmis ja küpsete inimestena juba, keda jah, õpetatakse edasi, arendatakse edasi, aga ikkagi, et juba õppeprotsessi sees on neid kaasatud ettevõtetega koostööle ja juba valmistatakse selleks ette. Ja mul on mõned slaidid selle kohta võetud siin, et näidata ära tegelikult, et kui me ettevõtetega koostööst räägime täna Eestis, millest me üldse räägime, et on tipsiuuringud, kõik on kättesaadavad, kõik näevad, et me tegelikult räägime sellest, et meil on väga piiratud arv täna ettevõtjaid Eestis, kes ütlevad, et nad üldse teadusarendusega tegelevad. Ja täna tegelikult ei ole võimalik statistikast isegi võtta seda välja, kas teadusarendusega tegelemine tähendab koostööd ülikoolidega või mingi seadme ostmine, uue innovaatilise seadme ostmine. Ja me näeme tegelikult ära, et kus seda siis tehakse ja me näeme ka seda ära, et tegelikult 42% sellest tegemisest on kindlas sektoris. Kuidas me näeme välja siis muus maailmas, ma ütleks, et me ei ole väga valel ja väga halval kohal, arvestades Eesti väiksust ja nii edasi. Ja nüüd ka meie slaid, et me oleme tõusuteel ettevõtluslepingute osas ja liigume ülespoole, ületame ka oma eesmärke, aga ikkagi, kui me võtame terve ülikooli kogu siis käibe, siis ettevõtetega koostöös tuleb ainult 6,2%. Maailma edukamad ülikoolid, suuremad ülikoolid, kes on fokusseerinud sellele, seal on see ka 15% näiteks. Aga see 6,2% näiteks Põhjamaade kontekstis on absoluutselt arvestatav number juba. Miks ma teile nüüd Mektorist rääkisin ja ütlesin, et 3 aastat tagasi me rajasime Mektori ja ülikool tegi seda väga teadlikult. Ta mõtles läbi, et kuidas me seda siis koostööd saaksime paremaks, täpsemaks ja ütleme fokusseeritumaks teha. Ja me otsustasime, et me rajame ühe niisuguse üksuse, mis on innovatsiooni ettevõtluskeskus, et terves maailmas kõikide ülikoolide juures, mis on edumeelsed, sellised keskused on olemas, aga nad on väga erineva fookusega igal pool. Väikse Eesti kontekstis ei saa me teha eraldi valdkonnapõhiseid keskuseid, meil lihtsalt mahud on teistsugused. Ja siis me otsustasime, et selle keskus tervikuna ülikoolis tsentraalselt kõlab nagu niisuguse imeliku sõnana, et tsentraalne sõna ei pruugi alati kõigile meeldida, aga et me tsentraalsena prooviksime aidata kaasa nendele koostöölepingute tegemisele. Miks tsentraalselt? Ettevõtja, kes on lõpetanud meie ülikooli, võib-olla ta mäletab oma õppimise ajast veel, et missugune professor seal siis oli, kus instituudis ta oli, kus õppetoolis ta oli, mis ta teeb, aga üldjoontes on võimatu üles leida tegelikult ülikoolis seda isikut, kes suga tegelema peaks, kui su tootearendusprobleem on. Sest et ülikoolis töötab meie ülikoolis 1885 inimest tänasel hetkel ja professoreid juba 150 ja see kogu ülesleidmine on suurim probleem. Ja me tegelikult tahame, et oleks üks värav, kust kaudu siis leitakse üles inimesed, kes aitavad üles otsida professorid, kes võiks aidata tootearendusprobleeme lahendada. Teine teema jälle juures, et väga palju heidetakse ülikoolidele ette seda, et kõik õpe on teoreetiline väga, siis mõtelda tuleb, kuidas õppekavadesse enam integreerida sisse praktilist poolt. Ka see on meie ülesanne. Kindlasti on meie ülesanne ka, mida paljud kogu aeg kõik kuuleme, ettevõtlikkus, rohkem ettevõtjaid ja nii edasi, et kasvatada tuleks neid, jah, me tegeleme sellega ka aktiivselt. Ja järelkasv, millest ma korra juba rääkisin, selle vahega, et meie tehnoloogiakoolis algavad lasteaialastest juba, nagu öeldakse, heas mõttes ajude pööramine. Kes ikka muusik on seda ja viiulit armastab, seda ei tasu inseneriks teha, aga kui sa selles lapse silmades näed ära, et tal on taipu ja tal on soovi ja tahtmist, siis on võimalik mitte teda pöörata ringi, aga temas huvi tekitada. Ja ma olen näinud seda, et meil käib aastas 15 000 last Mektoris. Aastas 15 000 last. Ja ma ei ole näinud ühtegi last, kes ära läheks ja kellel ei oleks meeldinud. Igaüks leiab kuskilt midagi.
ja teevad kõik ülikoolid seda, lihtsalt erinevate nimede all. Ja rahvusvahelistumisest ma korra rääkisin, seal on ka oma kaval nipp, ega me ei saa eitada seda, et kui ma enne näitasin teile slaidi, et ei ole võimalik, et ettevõtetel kõikidel oleks tegelikult võimalus tootearendusega ka tegeleda, siis tegelikult me täna otsime ka välisettevõtteid. Et kellele siis need teadlased, kes uurimisgruppide tahavad pikaajalisi uuringuid teha, saaks ülesandeid, teemasid, mida lahendada. Meil on kihvt koht selleks, mille uksed on kõigile lahti ja täna on meiega seotud 96 ettevõtted, kes väiksel või suuremal määral on panustanud mitte just rahas, vaid idees, koostöös, partnerluses. Järgmine nädal kirjutan 7 uue ettevõttega lepingut alla. On ka juba rahvusvahelisi ettevõtteid. Aga mõte on see, et kui sa tahad midagi teha, tule kohale ja me aitame sind, leiame sulle partneri ja nii edasi. Ja konkreetselt siis ettevõtete puhul, millega sellised keskused tegelevad ülikoolides, on kindlasti tootearendusprojektid eelkõige, siis aidatakse ka leida Euroopast projekte, kuhu saaks partnerlussuhtena sisse minna, see puudutab ka just ettevõtteid, et väga tihti pöördub ülikooli poole mingi teise riigi ülikooli ütleb, et nüüd meil oleks selline ettepanek, kas te tuleks partneriteks ja kas te kaasaksite ka oma ettevõtteid. Nagu te teate, paljud Euroopa projektid on sellised, mis on suunatud keskmiste ja väikeste ettevõtete toetamiseks. Siis on ka see roll meil aidata neid kontakte vahendada. Ja tõesti siis uute firmade loomise puhul nii teadlaste poolt kui üliõpilaste poolt ja väga paljud täna intellektuaalomandi patendid on koostöös ettevõtetega ülikoolides, meil 38% näiteks. Et siis me ka nende litsentsimisega näeme vaeva ja abistame. Ja lihtne tegelikult, tuled kohale, räägid mure ära, otsitakse lahendusi. Ma pakun, et meil on päevas keskuses kuskil 6-7 sellist kohtumist. Väga väikeste firmadega, suurtega, eile käidi külas väga suurel Eestis asuva välisfiliaali firmal koos teadlastega, et otsida jälle võimalust koos teha midagi. Kus me jooksime minema. Nii, ja ma toon ühe näite, mis proovibki seletada seda, et koostöö ei ole ainult konkreetsed tootearendusprojektid, et tegelikult ettevõtetel on väga suur roll anda sisendit ka õppeprotsessi, õppetöösse, käia loenguid lugemas, kas või ühekordselt, reaalseid ülesandeid püstitada, tootearendusülesandeid üliõpilastele, mida lahendatakse siis koos gruppides, koos juhendajatega, kus ettevõtja saab reaalse tagasiside. Et võimalus on teha kõik võimalikku ühist koostööd. Ericssoni näide on põhjusega siia toodud, et see on üks musternäide, mida kõike võib teha ühe ülikooliga. Ja ei pea kõike tegema, saab valida, mida teha ühe ülikooli ja seda igas Eesti ülikoolis. Ja nüüd siin ka üks näide sellest, et me oleme teinud ka niisuguseid toredaid projekte üliõpilastega, et kui tavaliselt tahavad teadlased teha pikki projekte, mis kestaksid siis vähemalt 3-5 aastat uuriks suur raha taga, siis tegelikult oleme me käivitanud Mektoris projektid, kus ettevõte saab vastuse juba 3-4 kuuga, maksimum siis 1 aasta jooksul ja tehakse tööd koos. Kõikidel koosolekutel on ka ettevõtte esindaja ja peavad olema üliõpilased eri valdkondadest ja siis professorid juures. Ja neid probleeme, mida on lahendatud, on seinast seina. Me oleme teinud interaktiivset kokaraamatut näiteks, veebipõhist lahendust Austraalia ettevõtjale. Austraalia ülikool tegi disaini, meie tegime sisse tehnilise lahenduse. Ja kõik võimalik. Ja täna antakse siis autasu ühele teadlaste grupile, mis on ere näide sellest, et alustati Innoosakust, ma arvan, et Innoosakust on väga paljud kuulnud EAS-i raames, läks seda arendusprojektiks ja nüüd said nutika spetsialiseerumisest, mis on siis üks suur meede, veel raha juurde, et alustati väikselt, raha ei olnud, aga koos ülikooliga arendati edasi siis projekt nii kaugele, et täna siis on nutika spetsialiseerumise alt päris suured summad juba antud ettevõttele selleks, et ta arendada oma toodet edasi saaks. Tõin välja ka näiteid lihtsalt, et ma ette teile ei loe, et mille laadilisi projekte on ettevõtetega tehtud.
Ja tõin välja ka tõesti mainitud oli siin Raplamaa ettevõtetest, et võtsin mõned näited sellest, et mis siis meie ülikool on teinud Raplamaal asuvate ettevõtetega. Esimene näide on veel eriti hea, sest seal on mitu ülikooli koos olnud, millega probleeme lahendatakse. Ja siis ka üks firma, keda täna ka mainitud juba on ja kes siis pärast ka sõna võtab, et see oli hästi tore, et ma tahan lihtsalt lõbusa loo rääkida, et kui Mektorid lõime, ega raha ei olnud ju. Et ülikool natuke andis ja riik andis, aga vaja oli palju rohkem. Ja siis ma käisin nagu pruutis tüdruk firmade ukse taga, tegin kniksu ja kutsusin partneriks ja siis oli nii tore, et küsisime seda, mida vaja oli. Ja Sadolinist saime me kõik oma Mektori maja värvid. Et Lincolnast saime me näiteks parkettpõranda meie saali ja Sunorekist saime kardinad ja nii see koostöö vaikselt hakkas, aga tänaseks ma ütlen, meil on 96 firmat seal juba ja nad on kõik tükikene nagu meist, et me ütlemegi, et me oleme teiega koos seda teinud. Aga ma tahan selle jutuga sinna minna, et tegelikult on sealt läinud ju ka magistritöid ja kõike muud edasi. Et minu üleskutse ongi selles mõttes, et tuleb julgem olla ja tuleb küsida ülikoolide käest. Ja selleks, et te kõik veel rohkem nagu ligemale pääseks, on siis 6 avalik-õiguslikku ülikooli täna otsustanud, mitte täna, aga aasta tagasi juba, teha ühe, nagu öeldakse, sisenemis meiliaadress ja adapter.ee, et kui keegi veel ülikooli üles ei leia, siis kui sinna lähete, siis sealt ülikoolid 6 kõik ise aitavad teile partneri otsida. Minge vaadake sinna peale, homme on Tartus ERMis 6 ülikooli ja ettevõtjate koostööfestival juba 2 korda, see eelmine aasta oli ta Mektoris, kus siis seda adapterit ka nagu esimest korda kõva häälega promotakse. Aga siin on juba 6 päringut tulnud ja ma tean, et ülikoolid nendega tegelevad. Nii et me oleme teinud ka ligemale astumiseks veel samme, et kui päris ülikooli ukse taha tulla. Nüüd siis meie teisest eesmärgist, kui esimene eesmärk oli see, et teha ettevõtetega koostööprojekte ja tootearendusprojekte ja otsida siis lahendusi ettevõtete jaoks, siis me kindlasti vaatame ka selle peale, et kuidas neid üliõpilasi ja professoreid aidata mõtlema sama raja peale, kui ettevõtjad mõtlevad ja midagi siis koos teha. Ja üliõpilaste jaoks eriti on need prototüüpimise laborid väga positiivsed, sest kui te mõtlete tõelist teaduslaborit, siis sinna ei lase ükski teadlane teid sisse ise näppima midagi. Sest seade maksab juba nii palju, et vaata klaasi tagant. Siis Mektoris on kõik laborid kõigil avatud ja meil on käinud väga palju ettevõtteid kasutamas näiteks metallilabori seadmeid, ei pea endale ise soetama, kui sa väike ettevõte oled, et saad kasutada siis mujal. Me oleme rajamas praegu Elektrileviga ka täiesti uut laborit, mis on siis testlabor, kus saab siis Elektrilevi sisustab ta ära, ei sisusta enda juurde firmasse, vaid meile sinna ja kõikidele ettevõtetele tehakse avatuks. Jah, ma jõuan, Urmas, väga hästi. Ja siis me tegeleme ka startup maastikuga, nagu ma rääkisin korra juba, et tuleb innustada olema ettevõtlik ja me oleme tegelikult töötanud välja täiesti korraliku sellise väärtusahela ja heas mõttes on meil siis, alustame väikestest lastest, eelmine aasta esimest korda me tegime siis konkursi Bright Minds, kus oli 5 maakonda ja siis 300 last ja 50 õpetajat, võitjaid said seal igasuguseid auhindu, seal eel käis koolitusprotsess, aidati, õpetati, tuldi koha peale, mitte ei toodud kõiki Tallinnasse õppima. Ja see oli hästi tore, me jätkame see aasta, mul on väga kahju, et Raplamaa see aasta kampa ei löönud meiega, et me võtsime järgmised 4 maakonda ja Swedbank paneb seal uhkeid auhindu välja. Siis me tegeleme sellise inkubatsiooniga, kus ka kõigile uksed lahti on, muide kutsekoolidel eriti saab osaleda, selle tasub riik, muide see on riigimeede. Ja siis me teeme tõesti konkursse, võitjad on Silicon Valley's kõik käinud, mõni on juba miljonär meil seal ja meil on ka inkubatsioonis neid Mektoris. Ja lõpuks te olete, ma loodan, kõik kuulnud ka Prototroni võimalusest, kus siis tegelikult saab oma ideele ka sellise rahastuse peale.
Ja need toredad ettevõtted, mõned siin noorte üliõpilaste loodud startupid ja ma arvan, et kes ajujahti nägi, siis 9. kohal olev firma möllas lõpusirgel ja jäi küll teiseks minu teada, aga nad meil majas siis praegu möllavad edasi ja kasutavad kõiki need 150 riigi delegatsioonide investoreid, kes meil külas pidevalt ära käivad selleks, et neile oma ideed müüa ja siis investeeringuid peale saada. Ja Prototron on avatud siis kõikidele, absoluutselt kõikidele, ükskõik missugust regioonist tulevatele headele ideedele. Ja lastega tegelemisest pikalt ei räägi, 15 000 last aastas, meil on maakaart, mis on laste klasse täis ja mul on ülihea meel, meil oli teadlaste ööl oli 1000 inimest käis läbi, see oli uskumatu number oli. Et kell 11 viimaseid mina meie koer Jackiga proovisime majast välja saada, sest saaks ise ka koju magama, lapsed ei olnud nõus ära minema. Konkursist korra rääkisin ja Raplamaalt on meil külas käinud küll koole ja need õpetajad on olnud väga toredad ja entusiastlikud. Ja meie viimane eesmärk ehk oluline eesmärk on siis tõesti tutvustada meie ülikoolide saavutusi välisriikide delegatsioonidele, no neid on käinud hästi palju. Meil on giid tööle võetud, kes teeb 5-6 ekskursiooni päevas. Mina vahel tunnen ennast nagu seal ukseaugus suuri kuulsusi tervitamas juba nagu niksu tüdrukuna, nagu ma ütlen, et seisad fuajees kogu aeg ja teed kraapsu. Aga mis on tore, nendest asjadest on kasvanud koos saatkondadega tõsised programmid, näiteks Ameerika saatkonnaga. 4 programmi, kus tõesti saatkond maksab kinni lastebussid Tallinnasse, toob Ameerikast kohale huvitavaid lektoreid, kes räägiksid. Viimane meil oli siis NASA astronaut, kes külas käis ja kõik meid ära võlus. Vot, ja siin meie toetajad lõpetuseks veel. Ja millist koostööd me pakume teile? Nagu ma ütlen, igakülgset. Ja räägin täna meie ülikooli nimel küll, aga ma arvan, et kõik ülikoolid on oma uksed lahti teinud ettevõtetele, et koos aidata Eesti majandusele kaasa. Nii et ma pidasin täpselt ajast kinni.